Tegelikult meil on siin juba käimas siis jäätise juttude esimene osa. Ja alati on hea, kui mitte mina üksinda ei maitse jäätiseid, vaid mul on nagu alati keegi veel, kes siis avaldab ka oma arvamuse selle jäätise kohta, sellepärast, et minu arvamus on minu arvamus, aga alati on nagu siin ka laua peal näha, on, eks ole, mitu maitset, et alati on teise arvamus ka väga oluline. Tänane saatekülaline on siis Mariann. Tere! Tere! Ja sina oled siis Postimehe produtsent ja toimetaja. Postimehe saatejuht, Saatejuht, ajakirjanik, kes siis tegelikult Postimehes intervjueerib siis poliitikuid ja oma muul ajal tegeled sa siis fitnessiga. Absoluutselt. Sul on ka väga kihvt blogi, marianfitness.ee. Et ma just mõtlesin, et ma enne siia tulekut sirvin selle läbi ja ma pean tunnistama, et ma jõudnud kõike läbi lugeda. Kuidas sul see blogi üleüldse käima on läinud? Aga blogiga on läinud super hästi, et see näeb ju väga hea välja, nagu sa väga hästi tead, sa oled mul ise aidanud seda teha. Ja see on üks väga suur osa sellest. Et... Kõik, kes on kommenteerinud, on väga nagu kuidagi nagu isuga ja huviga ja põnevusega. Just kommenteerivad nii palju mujal ka. Ma kutsuks üles üldse rohkem blogi keskkonnas endas kommenteerimas, sest pigem tullakse ikka öeldakse nagu blogi väliselt või kusagil Instagramis või Facebookis, et tundub nii selline suur nagu ettevõtmine seal blogis kommenteerida, et nüüd võttagi ette, ma ei tea, mis seal keerulist on, aga see kuidagi... Seal on vähem, ütleme, et tagasiside, et pigem tuleb mujalt rohkem. Aga tänane päev, siis nagu Mariann mulle just ütles, on ka tähtis selle poolest, et täna siis lakkus meie seast Eesti jäätise vanameister Evald Rooma ehk siis onu Eskimo. 105-aastasena. Jah, vaat missugune, ma ju leppisin selle filmimise ja selle jutustamise siin kokku, eks ole. See info tuli tund aega tagasi, võib-olla isegi vähem. Parem, aga täna on meile jäätised välja pannud siis Unilever ja need on siis sellised Choice sarja jäätised, mis on siis tehtud sojast. Vegan, laktoosivaba ja üleüldse, kui ma seda asja vaatan, siis peaaegu kõikide asjade vaba. Ma ei ole laktoositalumatu, ma ei ole gluteenitalumatu, ma olen nendest kõige vabadest asjadest, ma vaatan neid natuke sellise pika hambaga teinekord. Jube hea on kuulda, et sa ei ole nagu ei vegan ega seda ega teist, et tegelikult on sinu see, nii palju kui ma postitustest lugesin, on sinu see programm, mida sa tegelikult järgid ikka päris karm, sa ikka vaatad väga täpselt seda, mida sa sööd. Et võiks arvata, et sul on nagu... Pigem ütleme nii, et ma olen väga-väga teadlik sellest, mida asjad sisaldavad, mis nende mõju on, kuidas nad käituvad meie organismis, aga mitte selles mõttes karm, et ma endale ühte või teist asja nagu väga keelaks. Et seda ei ole. Praegu ma isegi ei järgi, ei mõõda jäätist, kõike mõõdukalt on absoluutselt sellepärast, et me sööme tervislikult selleks, et olla terved, aga me sööme, mulle ei meeldi sõna, aga me patustame selleks, et püsida nagu kaine mõistuse juures. Et see on osa sellest tasakaalust, et ei ole nüüd nii, et me näpuga rida järga. Ma tean, et vegan, ökosmöko on üldiselt ka kallim kui teised. Ma ei tea, kuidas sellega on. Või mis hinnaklass ta on? Pean tunnistama, et Unilever tõi mulle need jäätised, ma ei tea, mis nad maksavad. Ma tegelikult poes nägin neid, aga nad olid seal ikka küll mingi päris... Ma tahaks küsida, kui palju siin sees on suhkrut ja kui see pole suhkur, siis mis see on, jah? Päris maasikas. See on väga maasikase maitsega. 1/3 sellest topsist on suhkur. Nii tore või... Ei ole. Kus sa võtad 1/3? No kui 28 grammi 100 grammi. Okei. 1/3, kui me selle topsi nüüd jagame siin 3, see on suhkur, aga selles mõttes, et sorbettides on seda veel rohkem ja see nüüd ei tapa meid, aga lihtsalt, et kui me jälle mõtleme selle, kui me skaneerime seda selle pilguga, et mis siin nüüd on, et kui me selle siin kõik osadeks teeks, siis siin on suhkrut päris palju. Aga seda on ka tunda, selles mõttes meie maitsemeeled on nagu korras, et see on nagu hea. Aga maasika maitset on siin ka, sugugi pole halb jäätis, väga hea jäätis. Kui keegi mulle ei ütleks, et see on sojajäätis, siis ma isegi sellest jäätisest ei saaks aru, et see on sojajäätis. Jah, seda võib mõlema kohta öelda, et ma kindlasti ei saa aru, et see ei ole nii-öelda ehe, rammus, koore, piimajäätis. Ma olen muidugi ekspert ka, aga see petab väga hästi ära. Kõik me oleme eksperdid muideks siin. No sina oled, mina ei ole. Aga see vanilje oma selle maitse tekkimine võtab aega natuke rohkem kui maasikaga oli see, et said kohe maasikaga pihta, kui sa proovisid seda. Täiega. Maasikas on ikka täiesti uskumatu. Et kuidas on võimalik... Vaniljemaitse tekib veits aja pärast, aga... Vaniljemaitse tekib, jah. Ja kus suures siit ilmselt ei ole näha kaamerast, aga ma pean ütlema seda, et siin on isegi näha väiksed vaniljetükid ja see omakorda
on märk sellest, et ei ole kokku hoitud, sellepärast et vanilje on ju väga kallis ja tavaliselt kasutatakse vaniljesuhkrut ja vaniljeessentsi ja seda vaniljes ostetakse blablabla, aga et see, et sa need tükid väikseks teed, et sa hindad siukest asja nagu vanilje, jäätised ees vaniljetükid, see on nagu väga kõva teema. Aga mida siis kaloraaži kohta võib öelda, et veidi üle 100 kalori tegelikult ainult 100 grammis on, et kui me selle suhkru nüansi jätame kõrvale, siis nad on umbes siuke poole madalama kalorsusega kui tavalised jäätised, kui ütleme Ben & Jerry's on siis 3 korda kaloririkkam kui see jäätis, mis tähendab, et siin siis ilmselt ei ole väga palju rasva. Sest kui siin on nii palju suhkrut, siis ei saa siin olla nii palju rasva, sest muidu see kaloraaž ei saaks nii madal olla. Et selles osas on tore. Tuleme tagasi selle fitnessi teema juurde ja jäätise juurde ja ütleme, et praegult on üks neiu või noormees, kes on alustamas oma fitnessi teekonda ja kes vaatab seda ja kes ka samamoodi on esimest korda peab hakkama poes vaatama, et aga mida ma siis võin ja mida ma siis ei või süüa, siis see jäätis, kas see nagu oleks siis see, mida ta võiks süüa või kas ta selle jäätise poole võiks vaadata. Sa rääkisid mõõdukusest, aga ikkagi. Mõõdukalt võib iga asja poole vaadata ja mitte ainult vaadata, vaid seda ka tarbida. No selle kasuks räägib kaloraaž, et mina soovitan alati, et kui inimestel on magusaisud kimbutavad kohutavalt, siis pange seda hommikul see kõlab naljakalt, pange seda pudru peale, pange jäätist pudru peale, pange šokolaadipudru peale, päriselt ka, ta sulab ära ja sul on teda nagu rohkem. Et sa saad nagu selle massi kätte, aga sa ei saa massi selle arvelt, et sa tühjendad terve selle vanni korraga ära. Proovi sina ka, ei saa anna teada. Ei kõla. Okei. Ma siis proovin. Kõigepealt ütle sina, millise neist jäätistest kõige parem on? Minu meelest šokolaad. Ta on küll selline kreemias, kohupiima kreemine šokolaad, aga šokolaad on minu kõige lemmikum maius üldse ever. Nii et minu jaoks võidab šokolaad, selline huvitav šokolaad, ta ei ole siuke, ta on ettearvamatu, aga väga hea. Maasikas lihtsalt sellepärast, et ta on nii killer maitsega, et see on nii äge maitse, mis tal on. Ja vanilje on siuke tagasihoidlik, aga ma ei ütle, et ta halb on sellepärast, et ta nüüd siin 3. koha saab. Aga minu poolt on šokolaad esimene. Väga hea ja konkreetne arvamus. Mina valin esimeseks kindlasti maasikajäätise, sellepärast, et siin ei ole nagu mitte mingisugust juttu. Sa võtad ikka selle esimese suude ja see on jäätis, mis jäätis. Et kui sul on laktoositalumatus ja sa tahad tõesti süüa isuga jäätist ja sa suhkurt magusalt võid süüa, osta seda jäätist ja tõesti nagu põhimõtteliselt see on jäätis, mis jäätis, siin ei ole mitte mingit juttu. Teised jäätised on minu arust ikkagi väga head jäljendid, aga see maasikajäätis petis kõige rohkem ära. Et siis tegemist oli siis Unileveri Choice sarjaga, mis on siis ükeste toredate helesiniste pakenditega poes müügil. Ja aitäh Unileverile, et ta meile neid huvitavaid ja maitsvaid jäätiseid proovida andis. Mariann, suur aitäh, et sa tulid minuga jäätised maitsma ja aitasid meile hinnangut anda. Unileveri poolt on sinule siin selline jääkaru pildiga ilus kotitäis jäätist, mida sa saad oma sõpradega ja ma loodan mitte üksinda kõike ära süüa. Kotitäis jäätist, suur aitäh sulle istuma. See oleks trenni teha, see on siuke kopsakas. Ma pärast siis uudistan, mis siin sees on, aga aitäh, väga vinge kingitus. Nii. Ja jäätise juttude lõpetuseks siis nii palju veel, et järgmised jäätise jutud me juba filmime võib-olla kellegi teisega ja maitseme juba hoopis teisi jäätisi, et järgmises saates on meil siin juba teised inimesed ja teised jäätised. Kui sina oled huvitatud tulema ka minuga koos jäätist maitsma, siis pane siia kommentaariumisse alla oma kontaktid mulle. Ja veel, mul on sulle üks asi veel, kui sa oled ostnud seda jäätist ja söönud ja sul on mingisugune eriarvamus sellest jäätisest, siis kindlasti täpselt samamoodi siia alla kommenteeri, et kuidas sulle need jäätised tundusid ja kas nad olid head või suugi mitte head. Sinu arvamus on meile samuti väga tähtis. Kohtumisteni!